Üle 2000 aasta on Hiinas kasutatud Konfutsiuse õpetusi juhisena hariduses, perekonnas, valitsemises ja suhetes teistega. Tema sõnu õpetati ka koolides. Seda õppisid ka ametnikud ning see oli aluseks heade juhtide kujundamisel. Kuid Konfutsiuse ideed ei sündinud rahulikul ajal. Konfutsius elas ajal, mil Hiina vana kord hakkas tasapisi lagunema. Paljud riigid võitlesid maa ja võimu pärast. Kuningas oli nõrk, sõjad olid sagedased, reetmised ja konfliktid võimsate perekondade vahel. Selles maailmas hakkas Konfutsius küsima, kuidas saab korda taastada, kui juhid ise ei oska juhtida. Kuidas saab riik olla rahulik, kui perekonnas puudub austus ja vastutus? Ja kas ühiskonda saab muuta hea käitumise, mitte vägivalla kaudu? Et mõista, miks need rahumeelsed küsimused muutusid oluliseks, peame kõigepealt tagasi vaatama Hiina olukorrale enne tema sündi. Üle 500 aasta enne Konfutsiuse aega kukutasid Zhou'd endise Shang dünastia. Zhou juhid ütlesid, et nende edu tulenes sellest, mida nad nimetasid taeva mandaatiks. Selle uskumuse kohaselt annab taevas õiglasele ja vastutustundlikule kuningale õiguse valitseda. Kui kuningas muutub julmaks, ahneks või hoolimatuks, võib ta selle õiguse kaotada. Nii näitasid Zhou'd, et taevas ei toetanud enam viimast Shangi kuningat ja seepärast läks võim nende kätte. Aga kuidas nad selle vallutasid? Et kontrollida suurt territooriumi, andsid Zhou kuningad maad ja võimu oma sugulastele ja liitlastele. Need inimesed valitsesid erinevaid piirkondi. Vastutasuks oodati, et nad tunnustavad kuningat ning annavad vajadusel sõdureid ja toetust. Alguses aitas see süsteem säilitada stabiilsust. Kuid sajandite möödudes muutusid iga piirkonna juhid üha võimsamaks. Neil tekkisid omaenda armeed, rikkused ja huvid. Järk-järgult hakkasid nad käituma nagu iseseisvad kuningad, kuigi tunnustasid nad Zhou valitsejat endiselt ainult nime poolest. Ja aastal 771 e.K. Zhou läänepealinn rünnati. Seetõttu olid ülejäänud kuninglikud liikmed sunnitud itta kolima ja seal rajasid nad oma keskuse Luoyangi. Siit algas Ida-Zhou dünastia. Zhou kuningat peeti endiselt Hiina valitsejaks, aga tema võim oli peaaegu ainult nime poolest. Vaid vähesed alad allusid talle otse. Tõeline võim oli erinevate riikide käes. Igal riigil oli oma valitseja, oma armee ja oma otsused. Nad sõlmisid ka ise lepinguid ning pidasid sõdu teiste riikidega, et oma valdusi laiendada. Seda ajajärku nimetatakse kevad- ja sügisperioodiks. Nimi pärineb ühest vanast Lu riigi kroonikast. Sellel ajajärgul elas Konfutsius. Lu oli riik juba enne Konfutsiuse sündi. See asutati Zhou dünastia varasel ajal ning seda valitses perekond, kes olid Zhou kuningatega lähedalt seotud. Seetõttu säilitati Lu riigis vanu rituaale paremini, Zhou muusika ja traditsioone. Nende traditsioonide hulka kuulusid õiged matmisviisid, esivanemate austamine, külaliste vastuvõtt, abiellumine, jumalateenistus ja suhtlemine ametnikega. Need traditsioonid on olulised, sest need õpetavad igale inimesele, kuidas käituda korralikult nii perekonnas kui ka ühiskonnas. Kuid isegi kui Lu hindas vanu traditsioone, oli nende valitsus siiski segane. Lu valitseja ja mõned rikkad perekonnad võitlesid võimu pärast. Kui mõjukad inimesed tülitsevad, tavaliselt kallatavad tavalised inimesed kõige rohkem. Sellises kohas kasvas üles Konfutsius. Iga päev nägi ta Zhou vala traditsioone, kuid ta nägi ka, kuidas võimuvõitlus lõhub korda. Sellisel segasel ajal sündis laps, keda hakatakse kutsuma Konfutsiuseks. Tema traditsiooniline sünniaasta on 551 e.K. Väidetavalt sündis ta Zhou piirkonnas Kufu lähedal. Tema nimi oli Gong Qiu. Kui ta suureks kasvas, hakati teda kutsuma ka Gong Six, mis tähendab meister Gong. Nimi Konfutsius ilmus alles palju sajandeid hiljem. Seda kasutasid Euroopa jesuiidid ladinakeelse vormina Gongfusist. See on veel üks nimetus, mis tähendab meister Gong. Seetõttu tuntakse teda läänes rohkem kui Konfutsiust. Tema sünni ja perekonna kohta on vähe kindlat teavet. Kõige üksikasjalikuma iidse loo tema elust kirjutas Sima Qian. Ta oli silmapaistev Hiina ajaloolane, kes elas üle 300 aasta tagasi. Pärast Konfutsiuse surma, vastavalt Sima Qiani üles tähendatud traditsioonile, oli Konfutsiuse isa Shou Shuliang He.
Ta oli luuametnik ja sõdalane. Zhu Shulianghe oli juba vana, kui Konfutsius sündis. Konfutsiuse ema oli tavaliselt tuntud kui Yan Chengzai. On ka vanu lugusid, mis räägivad, et tema ema palvetas enne tema sündi Niimäel. Teise versiooni kohaselt nägi ta unes Kiliini. See on legendaarne olend, mida peetakse erakordse sünnimärgiks. Need lood on osa traditsioonist, mis on kujunenud Konfutsiuse ümber. Need ilmusid siis, kui järgmised põlvkonnad hakkasid teda üha enam austama. Pole selge, millised detailid on tõesti sündinud ja millisega on lisatud selleks, et näidata, et ta oli juba sünnist saati eriline inimene. Sama probleem kehtib peaaegu kogu tema eluloo kohta. Konfutsius ei jätnud endast maha autobiograafiat. Tekstid, mida tema tundmaõppimiseks kasutatakse, kirjutati või koostati pärast tema surma. Kõige tuntum neist on analektid ehk lunü hiina keeles. See on kogumik lühikestest vestlustest ja ütlustest, mida seostatakse Konfutsiuse ja tema õpilastega. Pikka aega usuti, et tema jüngrid koostasid analektid vahetult pärast tema surma. Kaasaegsed uuringud näitavad, et raamat võis kujuneda mitme põlvkonna jooksul. Võimalik, et mõned osad pärinevad tema tõelistest ütlustest, samas kui teised osad on hilisemate järgijate poolt kohandatud või lisatud. See tähendab, et tuleb olla ettevaatlik, eristades tõelist Konfutsiust ja tema kohta hiljem loodud kuvandit. Siiski on üks oluline asi selge. Konfutsi kasvas üles ühiskonnas, kus juhid ja vana süsteem olid kaotamas inimeste usaldust. Ta nägi isikliku ahnuse, halva juhtimise ja kohustuste mitteaustamise tagajärgi. Ta ei sündinud printsi ega mõne võimsa riigi troonipärijana. Ta oli poiss, kes pärines aadli madalamast kihist ja kasvas üles ametnike, rituaalide ja valitsemise maailmale lähedal. Kuid tal ei olnud piisavalt võimu, et käske jagada. Selle võimu puudumine sundis teda otsima teistsugust teed. Selle asemel, et toetuda ainult armeele, hakkas ta uskuma, et tõeline muutus peab algama inimesest endast. Konfutsiuse jaoks hästi toimiv riik ei sünni esmalt rohkemate seaduste kaudu. See algab inimestest, kes oskavad austada, õppida, täita oma kohust ja olla heaks eeskujuks. Kuid enne, kui ta sai neid õpetusi jagada, pidi ta nooruses silmitsi seisma vaesuse, kaotuse ja piiratud võimalustega. Konfutsiuse isa suri, kui ta oli veel laps. Selle tõttu kasvasid tema ja ta ema üles ilma rikkuse ja mõjuvõimuta, mida Kongi suguvõsa võimas haru oleks võinud pakkuda. Traditsiooniliste lugude kohaselt Konfutsius ei teadnud kohe, kuhu tema isa maeti. On ka jutustus, et lapsena meeldis talle kasutada tseremoniaalseid kausse ja muid esemeid. See näitab, kui sügav oli tema huvi rituaalide ja traditsioonide vastu. Vana tekstid kirjeldavad Konfutsiust ka kui väga pikka meest, kellel oli omapärase kujuga pea. Vaatamata piiratud elatustasemele sai Konfutsius hariduse, mida tavaliselt anti meestele, kes võisid tulevikus riigiteenistusse asuda. Selle hulka kuulusid 6 kunsti: rituaalid ja õige käitumine, muusika, vibulaskmine, tõllaga sõitmine, kirjutamine ja matemaatika. Nende oskuste eesmärk oli valmistada inimene ette rolliks ühiskonnas ja riigi valitsemises. Kuid Konfutsiuse jaoks ei piisanud ainult teadmistest, neid tuli kasutada oma käitumise parandamiseks. Ühe talle omistatud ütluse kohaselt pühendas ta end õppimisele juba 15-aastaselt. Konfutsiuse jaoks ei olnud haridus ainult päheõppimine. Õpitu pidi kajastuma inimese tegudes. Ausust õppiv inimene peab olema usaldusväärne. See, kes õpib lugupidamist, peab oskama tunnustada teiste inimeste rolli. Ja see, kes soovib juhtida, peab kõigepealt õppima iseennast juhtima. Siit kujuneski Konfutsiuse veendumus, et väärikus ei põhine ainult perekonnanimel, rikkusel ega tiitlil. Tema jaoks tuntakse tõeliselt väärikat inimest distsipliini, teadmiste, hoolivuse ja õige käitumise järgi. Tema ema suri, kui Konfutsius oli teismelise ja lõpus või varastes 20-ndates. Traditsiooni kohaselt sai ta hiljem teada oma isa haua asukoha ning ühendas oma vanemad ühte hauda. See lugu on oluline, sest vanemate ja esivanemate austamine sai tema õpetuse keskseks osaks. Konfutsius uskus, et inimene, kes täidab oma kohustusi perekonnas, on paremini valmis ühiskonnas vastutust võtma. Umbes 19-aastaselt ta abiellus naisega, keda tavaliselt kutsuti Lady Qi Qiguaniks. Neil sündis poeg Gong Li ja tütar. Nende pereelust on vähe usaldusväärset teavet.
Et oma perekonda toetada, alustas Konfutsius madalatel ametikohtadel varade haldamisel. Väidetavalt valvas ta mõnikord viljaladu ja vastutas ka ühe mõjuka perekonna loomade eest. Need ametikohad polnud kõrged, kuid just siin nägi ta, kuidas valitsus igapäevaselt toimib. Ta õppis, et hea juhtimine sõltub ka tavapäraste ametnike aususest. Kui saagikirjad on valed, võib toidust puudu tulla. Kui varusid varastatakse, kannatab tavaline inimene ja kui ametnik seab esikohale isikliku kasu, kaob kiiresti usaldus valitsuse vastu. Töötades jätkas Konfutsius ajaloo, muusika, luule ja Zhou dünastia rituaalide uurimist. Ta ei häbenenud küsida kelleltki, kes teadis midagi, mida tema veel ei teadnud. Selle tõttu sai ta tuntuks kui inimene, kes valdas traditsioone ja õiget käitumist. Järk-järgult hakkas tema juurde tulema üha rohkem loori, kes soovisid temalt õppida. Üks tema esimestest tuntud õpilastest oli Zelo, loormees, kes oli julge, otsekohene ja tegutses kiiresti. Ta esitas sageli küsimusi ja mõnikord vaidles isegi oma õpetajaga vastu. Nende vestlused näitavad Konfutsiuse õpetamisviisi. Ta ei andnud lihtsalt pikki seletusi. Ta kasutas küsimusi, lühikesi vastuseid, näiteid ja nõuandeid, mis sobisid iga õpilase iseloomuga. Konfutsiusest sai järk-järgult õpetaja, alustades madala ametnikuna. Ta õpetas mitte ainult rituaale ja traditsioone, vaid ka õiget iseloomu. Tema arvates on ohtlik, kui tark inimene on põhimõteteta. Selline inimene võib oma teadmisi kasutada petmiseks, varastamiseks või teiste rõhumiseks. Seetõttu ei eraldanud Konfutsius haridust ja head käitumist. Ta õpetas renni ehk inimlikku suhtumist kaasinimestesse ning liid ehk õiget käitumist ja lugupidamist perekonnas ja ühiskonnas. Tema jaoks polnud piisav ka rituaal, mida tehakse ainult selleks, et näida väärikas. Inimesel, kes seda läbi viib, peab olema tõeline austus ja hea kavatsus. Tema teadmised viisid ta järk-järgult luuametnike ja mõjukate perekondade lähedusse. Nad vajasid inimesi, kes olid vilunud tseremooniates, diplomaatilises protokollis ja Zhou dünastia traditsioonides, kuid tol ajal kontrollisid luuvalitsust 3 mõjukat suguvõsa: Qi, Meng ja Shu. Luuvalitseja jäi troonile, kuid 3 perekonnal oli suur mõju sõjaväe ja valitsuse otsuste üle. Konfutsiuse jaoks oli selge, et õige kord on lagunemas. Ametnikud käitusid nagu kuningad, kasutades rituaale, et näidata oma rikkust ja võimu. Oma 30. eluaastates oli Konfutsius juba tuntud õpetaja ja Zhou traditsioonide ekspert. Mõned mõjukate perekondade pojad õppisid tema juures. Samuti osales ta ametnikega diplomaatilistel ja tseremoniaalsetel reisidel. Väidetavalt jõudis ta Luoyangi, Ida-Zhou pealinna. Kuigi kuninglikul õukonnal oli vähe võimu, olid seal siiski olulised arhiivid, templid ja vanad traditsioonid alles. Konfutsius imetles Zhou varajasi valitsejaid, eriti Zhou hertsogit. Lugudes Zhou hertsogi kohta kasutas ta oma võimu kuningriigi kaitsmiseks ja andis valitsemise tagasi õigustatud pärijale, kui aeg kätte jõudis. Konfutsiuse jaoks Zhou hertsog näitas, et inimene võib olla võimas, ilma et ta seaks esikohale isiklikud ambitsioonid. Selle teekonnaga seostati ka üht tuntud lugu Konfutsiuse ja Laotsi kohtumisest. Laotsi on traditsiooniliselt tunnustatud kui oluline tegelane taoismi kujunemisel. See on mõtteviis, mis keskendub elamisele kooskõlas tao ehk elu loomuliku teega. Legendi järgi Laotsi hoiatas Konfutsiust, et rituaalidel pole väärtust, kui neid tehakse vaid näitamiseks. Ta hoiatas ka, et Konfutsius saab endale võimsa vaenlase, kui ta jätkab valitsejate halva käitumise kritiseerimist. Pole kindel, kas Konfutsius ja Laotsi tegelikult kohtusid, kuid see lugu toob esile olulise hoiatuse. Süsteemi on raske parandada, kui sellest kasu saavad inimesed ei soovi muutuda. Konfutsius naasis tagasi koju laiema teadmistega ja tugevama veendumusega. Ta ei tahtnud enam lihtsalt oma õpilasi õpetada. Ta soovis rakendada oma põhimõtteid tegelikus valitsemises. Kuid selleks, et seda teha, ta pidi silmitsi seisma peredega, kes hindasid rikkust ja võimu rohkem kui kohustust ja õiget käitumist. Konfutsiuse eesmärk muutus veelgi raskemaks, kui Lu valitsuses puhkes konflikt. Aastal 517 EK Ristus Lu valitseja hertsog Cao üritas vähendada valitseva perekonna võimu. Kuid Mengi ja Shu perekonnad toetasid Qi suguvõsa. Hertsogi armee kaotas ja ta oli sunnitud põgenema naaberriiki Qi. Traditsioonilise jutustuse kohaselt järgnes talle ka Konfutsius. Selle ajaga seostatakse üht tuntud lugu.
rännates nägi Konfutsius naist haua ääres nutmas. Naine ütles, et tiiger tappis tema ämma, abikaasa ja lapse. Konfutsius küsis temalt, miks ta ikkagi sinna jäi. Ohtlikus kohas vastas naine, et seal pole julma valitsust. Pärast seda ütles Konfutsius oma õpilastele, et türanlik valitsus on veelgi hirmutavam kui tiiger. See on vaid osa traditsioonist, mis tema elu ümber on kujunenud, kuid selle õpetus on selge. Inimesed taluvad pigem isegi ohtu, kui võimu kuritarvitavat valitsejat. Kui Konfutsius jõudis Qi riiki, püüdis ta saada ametikohta hertsog Qingi, selle riigi valitseja alluvuses. Hertsog nõustus mõne tema nõuandega valitsemise kohta. Konfutsius selgitas, et iga inimene peab täitma oma positsiooniga kaasnevaid kohustusi. Juht peab käituma tõelise juhina, ametnik peab teenima ametnikuna. Vanem peab täitma oma rolli perekonnas ja laps peab oskama austada. Konfutsiuse jaoks ühiskonnas tekib segadus, kui inimene kasutab kellegi teise positsiooni või ei täida korralikult omaenda kohustusi. Siiski ei tundnud Qi ministrid end tema juuresolekul mugavalt. Võimalik, et nad nägid Konfutsiust kui uut inimest, kes võiks hertsogile mõju avaldada. Tema võimalus valitsusse pääseda ei kestnud samuti kaua. Seetõttu naasis ta luusse ja keskendus taas õpetamisele. Selle ta rõhutas veelgi rohkem renni ehk inimlikku käitumist kaasinimeste suhtes. Konfutsiuse jaoks polnud rikkusel ja kõrgel positsioonil mingit väärtust, kui need saavutati heade põhimõtete vastaselt. Tema õpilaste arv kasvas pidevalt. Nende seas, keda ta kõige enam imetles, oli Yan Hui, vaikne ja töökas noormees, kes mitte ainult ei kuulanud õpetusi, vaid rakendas neid ka oma igapäevaelus. Tema juures õppis ka tema enda poeg, Gong Li. Ühe jutustuse kohaselt küsiti Gong Lilt, kas tema isa annab talle salajasi õpetusi. Ta vastas, et ei anna. Nagu teisi õpilasi, soovitati ka temal uurida valuluuletusi ja rituaale. See näitab Konfutsiuse uskumust, et haridus ei tohiks olla reserveeritud ainult oma perele või lemmikõpilastele. Oluline on inimese enda püüdlus õppida. Ta hindas kõrgelt vanu tekste, mis käsitlesid ajalugu, luulet, rituaale, muutusi ja sündmusi luus. Hiljem said neist 5 klassikalisest teosest, tuntud kui 5 klassikut, ning need said oluliseks osaks Hiina hariduses. Siiski ei ole kindel, kas Konfutsius ise isiklikult need tekstid koostas või kirjutas, kuid selge on see, et tema järgijad kasutasid ja õpetasid neid tekstid juhisena käitumiseks ja valitsemiseks. Konfutsius ei pidanud end uue süsteemi leiutajaks. Ta nägi oma rolli kui oluliste minevikutarkuste edasiandjat. Ta uskus, et Zhou vana traditsiooni põhimõtteid saab kasutada oma aja segase ühiskonna korrastamiseks. Kui tema kool laienes, jätkus segadus luus. Võimu pärast võitlesid mitte ainult hertsog ja suured klannid, vaid ka mõjukate perekondade teenijad hakkasid oma isandate vastu mässama. Üks mässulistest juhtidest pakkus Konfutsiusele ametikohta. Konfutsius mõtles korraks selle võimaluse peale, sest ta soovis oma ideid ellu viia. Kuid tema õpilane Zilu tuletas talle meelde, et võimu haaranud inimese teenimine oleks vastuolus tema põhimõtetega. Kui mässulised said lüüa ja hertsog Tingi valitsus taas tugevnes, Konfutsiusel avanes võimalus teenida. Umbes aastal 501 e.Kr. nimetati Zhongdu ametnikuks, mis oli üks luuriigi linnadest. Pole selge, kui suur oli tema tegelik võim. Järgnevad lood on ka tema valitsemise edu liialdanud. Traditsioonist nähtub siiski, et ta püüdis oma kaua õpetatud põhimõtteid ka tegelikus riigiteenistuses rakendada. Ta pidas oluliseks head haldust ja selgeid ülesandeid, ausaid ametnikke ja juhte, kes annavad head eeskuju. Ta ei uskunud, et üks seadus või üks hea ütlus suudab kogu riiki korda teha. Konfutsiuse arvates on juhi olemine raske, sest iga otsusel on mõju paljudele inimestele. Veelgi ohtlikum on juht, kes arvab, et võimu parim osa on see, kui keegi talle vastu ei vaidle. Lõpuks anti Konfutsiusele võimalus oma õpetusi tõestada, kuid mida kõrgemale ta ametiredelil tõusis, seda lähemale ta jõudis luuriigi konfliktide keskpunktile. Tema soov anda võim tagasi seaduslikule valitsejale hakkas peagi põrkuma riigi kõige mõjukamate perekondade huvidega. Kui Konfutsiuse positsioon tõusis, saabus tema põhimõtetele suurim proovikivi. Umbes
500 eekristund Lu ja Qi riikide juhid kohtusid, et lahendada oma pikaajaline vaen. Need kaks riiki asusid üksteisele lähedal ning olid korduvalt võidelnud maa ja mõjuvõimu pärast. Lu hertsog Ting oli koos Konfutsiusega, kes oli tema nõunik. Kuna kohtumine pidi toimuma Qi territooriumil, kahtlustas Konfutsius, et nende valitsejad võidakse hirmutada või sundida. Seetõttu soovitas ta, et Lu tooks kaasa ka ametnikke, kes suudaksid pakkuda kaitset. Traditsioonilise jutustuse kohaselt toimus kohtumise ajal kahe hertsogi vahel relvastatud etendus. Konfutsius oli sellele vastu, sest etendust võidi kasutada Lu delegatsiooni hirmutamiseks. Ta rõhutas, et diplomaatiline kohtumine peab toimuma lugupidavalt ja selge eesmärgiga. Kohtumine lõppes ilma võitluseta. Väidetavalt andis Qi tagasi mõned alad, mille ta oli varem Ellult saanud. On võimalik, et hilisemad jutustajad suurendasid Konfutsiuse rolli, kuid on selge, et tema mõju valitsuses kasvas. Traditsiooni kohaselt jõudis ta ametikohale, mis vastutas seaduste ja korra eest. Hilisemates lugudes kirjeldatakse L-Luud kui turvalisemat ja distsiplineeritumat Konfutsiuse juhtimise all. On raske teada, kui suur oli tema tegelik võim. Siiski sai Konfutsius võimaluse oma ideid proovile panna tegelikus riigiteenistuses. Ta uskus, et karistusest üksi ei piisa kuritegude ärahoidmiseks. Kui inimesed kuuletuvad ainult hirmust, võivad nad küll karistusest hoiduda, kuid nad ei õpi häbenema halbu tegusid. Konfutsiuse arvates on palju kindlam korraldus, mis tuleneb juhi heast eeskujust ja rahvaharidusest. Samal ajal toetas ta plaani vähendada Lu 3 suurest suguvõsast tulenevat võimu. Neil oli oma armee ja kindlustatud linnad, mida võidi kasutada hertsogi vastu. Plaani eesmärk oli mõnede müüride lammutamine ja suguvõsadelt võimaluse võtmine tegutseda nagu eraldi valitsus. Mõned nõustusid, kuid teised hakkasid vastu. Kõiki mõjukaid perekondi ei õnnestunud täielikult allutada. See näitas Konfutsiuse õpetuste piiratust. Lihtne on öelda, et igaüks peaks täitma oma kohust, kuid palju raskem on seda ellu viia, kui kellelgi on oma rikkus. Ametnikel, keda tuleb distsiplineerida, on oma armee ja territoorium. Peagi kadus Konfutsiuse mõju ka Lu õukonnas. Ühe kuulsa loo järgi Qi saatis Lu juhtidele kingituseks suurepäraseid hobuseid ja tantsijaid. Hertsog ja ametnikud olevat pidutsemisega nii hõivatud olnud, et jätsid oma kohustused hooletusse. Konfutsius nägi, et neil ei olnud enam tõsist soovi valitsust muuta. Seetõttu lahkus ta. Tõeline põhjus võis olla keerulisem. Võimalik, et ta kaotas toetuse, kuna ebaõnnestus plaan suguvõsade võimu vähendamiseks. Mis iganes täpselt juhtus, tema lühike kõrge ametiaeg sai läbi. Konfutsius oli juba 50ndates eluaastates, kui ta koos mõne oma õpilasega Lu riigist lahkus. Algas pikk rännak. See teekond sai üheks tema elu kõige tuntumaks osaks. Nad läksid erinevatesse riikidesse, otsides valitsejat, kes oleks valmis tema nõuandeid kuulama. Nende rännakutega seostatakse selliseid paiku nagu Wei, Song, Chen ja Tsai. Selle aja kohta kirjutati palju lugusid kaua pärast sündmusi. On võimalik, et jutustajad segasid tõelisi rännakuid, legende ja õpetusi, mis pärinesid iidsetest luuletustest. On selge, et ta elas mitu aastat väljaspool L-Luud ega leidnud juhti, kes oleks valmis tema programmi ellu viima. Esimene koht, kuhu ta läks, oli Wei, riik, mis asus Luust läänes. Valitseja võttis ta vastu ja andis talle võimaluse nõu anda, kuid teda võtsid vastu ka ametnike kahtlused, kes kartsid oma mõju kaotada, kui tema positsioon tugevneb. Konfutsius lahkus, kuid tuli mitu korda Weisse tagasi. Tema olukord ei olnud stabiilne, sest riigil olid oma juhtimis- ja võimu pärimise probleemid. Ühel teisel reisil peatasid ta inimesed, kes pidasid teda ekslikult Yang Huks, endiseks mässajaks Luust. On ka teisi jutustusi, mis väidavad, et ta oli peaaegu tapetud, vangistatud või vaenlaste poolt ümber piiratud. Iga sündmust on raske tõestada. Kuid need lood näitavad, et reisimine oli ohtlik ajal, mil paljud riigid sõdisid ja kogu Hiinat ei kontrollinud üks valitsus. Vaatamata ohtudele jätkas Konfutsius õpetamist. Tema vestlused ei toimunud enam ainult koolis. Ta jagas õpetusi kõndides, puhates, näljas olles või abi oodates. Siin pandi proovile, kas ta suudab järgida omaenda põhimõtteid ka siis, kui tal pole positsiooni, raha ega kindlustunnet. Mõnikord kaotasid tema õpilased julguse. Nad küsisid, kas on üldse mõtet jääda headele kommetele truuks, kui võimul on halvad inimesed.
Konfutsiuse jaoks ei ole headus lihtsalt viis töö või tasu saamiseks. Seda kohustust tuleb säilitada ka siis, kui edu ei tule kohe. Inimene võib oma positsiooni kaotada, kuid ta ei pea loobuma oma põhimõtetest. Konfutsius ja tema õpilased ei olnud alati ühel meelel. Sagel esitas talle küsimusi Zilu. Teised astusid aga teenistusse valitsejate juurde, kes ei järginud täielikult oma õpetaja õpetusi. See näitab, et Konfutsiuse koolkond ei olnud ühtemoodi mõtlevate inimeste grupp. Nad ei mõelnud kõik ühtemoodi. Neil olid erinevad seisukohad selle kohta, kuidas on õige teenida segaduses olevat valitsust. Lõpuks lõpetas Konfutsius kõrge positsiooni otsimise. Talle muutus olulisemaks õpetamine ja iidsete õpetuste säilitamine. Aastal 484 e.Kristur tal lubati tagasi luuriiki. Ta oli juba vana ja palju aastaid oli möödunud sellest ajast, kui tal oli tõeline mõju valitsusele. Teda võeti vastu kui lugupeetud õpetajat ja aeg-ajalt nõuandjat, kuid talle ei antud enam tagasi seda võimu, mida ta kaua oli ihaldanud. Isegi mõned tema enda õpilased, kes töötasid valitsuses, ei järginud alati tema nõuandeid. Konfutsius kasutas oma järelejäänud aega õpetamiseks ja vanade tekstide uurimiseks. Traditsiooniliselt seostatakse teda teosega Kevade ja sügise annalid, mis on luuriigi tähtsate sündmuste lühike kroonika. Pikka aega usuti, et just tema ise redigeeris seda kroonikat ja kasutas hoolikalt valitud sõnu, et kiita või hukka mõista valitsejaid. Teadlased vaidlevad endiselt selle üle, kui suur oli tema tegelik roll. Teda seostatakse ka muutuste raamatu ja teiste väidetavalt iidsete raamatutega. Turvalisem on öelda, et need tekstid olid olulised tema ümber kujunenud koolkonnale, kui eeldada, et ta ise kirjutas või redigeeris neid kõiki. Koos tema vananemisega järgnesid järjest isiklikud kaotused. Surma sai tema poeg Gong Li. Zilu tapeti, kui ta teenis Wei-riigis keset vägivaldset võimuvõitlust. Kuid kõige raskem Konfutsiuse jaoks oli Yan Hui surm, õpilase, keda ta väga imetles. Yan Hui oli vaikne, töökas ja valmis õppima, isegi kui tema elu oli raske. Konfutsius lootis, et noor jünger jätkab tema õpetusi. Analektide järgi näitas Konfutsius avalikult oma sügavat kurbust Yan Hui kaotuse pärast. Tõsise õpetaja kuvandi taga oli vana mees, kes kaotas ükshaaval endale kõige lähedasemad inimesed. Konfutsius suri 479 e.Kristuser umbes 72-aastaselt. Ta ei näinud oma ideede suurt edu. Oma surma ajal oli ta vaid tuntud õpetaja Lu riigist, kellel ei õnnestunud valitsust muuta. Ta ei rajanud kunagi kuningriiki, tal ei olnud suurt armeed ja ta ei olnud oma aja kõige võimsam ametnik. Kuid tema õpilased jätkasid tema tööd. Nad läksid erinevatesse riikidesse õpetama ja teenima ametnikena. Nad ei selgitanud oma õpetaja õpetusi ühtemoodi. Aja jooksul tekkisid erinevad rühmad, millest igaüks väitis, et nemad on Konfutsiuse tõelised pärijad. Nendest traditsioonidest tõusid esile järgmised suured konfutsianistlikud mõtlejad. Nende hulka kuulusid Mencius, kes õpetas, et inimesel on loomupärane võime head teha, ja Sun Tzu, kes pani suuremat rõhku haridusele ja distsipliinile. Samal ajal muutus poliitika Hiinas üha vägivaldsemaks. Lõppes kevade ja sügise periood ning algas sõdivate riikide ajastu, mil suured kuningriigid võitlesid täieliku võimu nimel. Aastal 221 e.Kristusu ühendas Hiina Shi Huangdi. Qini valitsus kasutas rangeid seadusi, ränki karistusi ja tsentraliseeritud kontrolli. Qin Shi Huangi valitsemisega seostatakse ka mõnede raamatute põletamist ja teadlaste karistamist. Kuigi selle täpset ulatust vaieldakse, kestis Qini dünastia vaid lühikest aega. Selle asendas Han dünastia, mis valitses Hiinat mitu sajandit. Han dünastia ajal sai konfutsianistliku traditsiooniga seotud tekstid järk-järgult oluliseks osaks valitsusest. Neid kasutati ametnike hariduses ja keisri rolli rõhutamisel. Han dünastia ei järginud ainult Konfutsiuse õpetusi. Valitsus ühendas konfutsianistliku moraalikeele, ranged seadused, rituaalid ja praktilised kontrollimeetodid. Siiski sai Konfutsiusest haritud ja õiglase valitsemise peamine sümbol ning tema mõju kasvas veelgi järgmistel dünastiatel. Konfutsianistlikud klassikalised tekstid said oluliseks osaks riigiteenistuse eksamitest. Need eksamid kasutati impeeriumi ametnike valimiseks.
see süsteem tugevnes veelgi Songi dünastia ajal. Eksamitest lähtuvalt õppisid paljud õpetlaste põlvkonna perekondlikke kohustusi, õiget käitumist, ajalugu ja valitsemist vastavalt konfutsianistlikule traditsioonile. Need ideed levisid ka Koreasse, Jaapanisse, Vietnamisse ja teistesse Ida-Aasia piirkondadesse. Igal ühiskonnal kujunes välja oma versioon. Konfutsianistlikke mõtteid kasutati hariduses, riigiteenistuses, perekondlikes suhetes ja esivanemate austamises. Koos austusega kogesid tema ideed ka tugevat vastuseisu. Mõned kriitikud väitsid, et konfutsianistlik traditsioon tugevdas liigset allumist vanematele, ranget sotsiaalset hierarhiat ja naiste piiratud rolli. Erinevatel ajaperioodidel kasutasid juhid samuti õpetusi kohustuste ja austuse kohta vastuseisu takistamiseks. 20. sajandil mõned Hiina reformijad süüdistasid vana konfutsianistliku süsteemi riigi aeglases muutumises. Kultuurirevolutsiooni ajal tema mainet rünnati, paljusid temaga seotud traditsioone peeti uue ühiskonna arengut takistavaks. Siiski ei kadunud tema mõju täielikult. Tema ideid hariduse kohta uuritakse jätkuvalt. Austust perekonna vastu, isiklikku distsipliini ja juhtide vastutust. Kõige olulisem, mille Konfutsius maha jättis, ei olnud täielik seadus ega üks poliitiline süsteem. Ta jättis maha küsimuse, mis on tänaseni oluline. Kas võib olla korralik valitsus, kui juhid ei ole korralikud inimesed? Konfutsiuse jaoks ei piisanud tõeliseks juhiks olemiseks ainult võimust. On vaja osata kuulata, õppida, austada oma kohustusi ja anda head eeskuju. Ta ei suutnud oma elu jooksul Hiinat muuta, kuid õpetaja, keda juhid korduvalt tagasi lükkasid, sai hiljem standardiks, mille järgi nende juhtimist hinnati. Ja just seal ilmneb tema elu paradoks. Tal ei õnnestunud leida valitsust, mis oleks täielikult tema õpetusi järginud, kuid pärast tema surma aitasid tema ideed kujundada valitsusi, koole ja perekondi Ida-Aasias rohkem kui 2000 aasta jooksul.